Marko Kilp, õnnitlused, mis sul plaan oli täna enne sõitu, kuidas peale minna ja kes olid su suurimad konkurendid? Aitüma, konkurentid olid kõik need, kes olid täna siia ilusat suusailma tulnud nautima, et absoluutselt tänud neile, et neid oli täitsa toredalt palju, et ega siuke heitlik talv, nagu meil on olnud, et siis ma arvan, et kõik olid väga tublid. Aga kuidas oli rada ja rajaolud, et kas oli ikkagi hea sõita, et oli see hästi hoolitsetud rada? Jaa, olud olid väga head, et kui Tallinnas on sentimeeter lund, siis siin on 25 sentimeetrit lund, et suurepärased olud suusatamiseks, võistlemiseks, treenimiseks ja tänud ka Skivaksile, kes mulle väga head libedad suusad tegid. Ja mis sul on nüüd järgmisena plaanis, kus sa osaled, kus saab sulle kaasa elada? No, mis on järgmine nädalavahetus, kui ma ei eksi, on Viru maraton, siis ma arvatavasti osalen seal ja saate mulle seal kaasa elada. Selge, aitäh, edu! Tatjana, õnnitleme järjekordse võidu puhul. Kuidas oli täna tunne ja millise plaaniga läksid rajale? Jah, tänud õnnitluse eest. Selles mõttes äge jälle võita. Ja kuna ma ei teadnud, kas teisi siin või ei ole ja kas teised konkurentid ka, aga see tegud väga ei huvita mind, sellepärast kui paned number, siis tahaks kohe täiega pingutada ja nagu alati eesmärk minna meestega, millega mul sobib tempo hoida, vaata, kellega hästi mõnus sõita. Ja nii plaan täidetud teguda. Läksin kohe meestega kaasa ja tundus lõpuni jäigi nii. Aga kuidas sulle meeldivad siinsed rajad ja rajaprofiil? On see sulle sobiv? Selles mõtlesin ka päris palju sellist, kus vaja tööd teha, ei ole võimalus puhata. Aga minu meelest alati Aegviidu selline koht, kus perega täitsa tore olla. Saab lastele tegevus ja saab täiskasvanutele ja täitsa hea üritus. Ja kas me näeme sind Viru maratonil? Kui toimub, siis näeme küll, jah. Toimub? Tore, näeme. Aitäh! Aitäh!